Tere hommikust! Mul on hea meel, et podcast Rattalõvi meeskond on täna meie poes siin, et võib-olla ma siis lühidalt näitan, millega me siin tegeleme. See on meil rattamüügisaal, kus meil siis meie esindatud brändid on ilusti väljas. Ridley, Edi Merks ja Heed. Kindlasti on meie köök ehk siis mehaaniku pool. Siin siis me hooldame kõike brände. Proovime ära teenindada ka täitsa tavalist linnaratastega meie kohalikud tädikesed, kes siin sõidavad. Aga põhiklientuur on ikkagi siuksed hobisportlased. Ülesse poole minnes tahaks teile näidata korra siukest bike-fiti ruumi. Kuna tänapäevased rattad on nii keeruliseks läinud, et seal eksimisvõimalus, et see ratas ei sobi, on väga suur, siis selleks on meil siia tehtud selline spetsiaalne koht, kus enne ratta soetamist siis saab sõitja ära mõõdistada ja selle sõiduasendi paika panna, selle järgi pärast vaadata, et missugune ratas siis kõige paremini sobib, mida on kõige vähem vaja ümber teha, et asi õige saaks. Ja teiselt pool on meil riided ja sõidukingad ka ja siin niiviisi me toimetame. Head Rattalõvi podcasti kuulajad. Midagi ei ole täna valesti läinud. Meil lihtsalt saatejuhid vedasid natukene alt, nagu näha, sest siin on Jaan Kirsipuu, mina olen Rene Mandri ja meil on ka külalisena kohal Eesti naistegrupi sõidumeister Elisabeth Ebras. Tere! Tere! Aga keda meil ei ole saatejuhte. Ahven läks Hiiumaale kala sööma seekord, mitte püüdma. Ja Vaga ei teagi, kus see mees on, kas veel Ukrainas? Või on juba Prantsusmaal. Nii et mees seikleb kuskil, igal juhul on üks inimene, kes meid täna alt ei vedanud, sest nagu näete, on meid ka tuttavast stuudiost välja visatud. Aga Sigvard Kukk meid alt ei vedanud, oleme tema rattapoes siin ja saame ikkagi oma saate salvestatud. Ja ma arvan, et kõige mõistlikum oleks siit siis Bike Fanaticsi ruumidest alustada teemal Tour de France. Et Elisabeth, kas sina meestetuuri jälgisid, kuigi naistetuur praegu käib? Ikka jälgisin, igat etappi peaaegu. Ja kas võitja meeldis või kellele sina pöialt hoidsid? Otseselt pöialt ei hoidnud kellelegi, aga eriti suur üllatus ei olnud see vist. Jah, et Pogačar võitis kindlasti üks selliseid maasikaid seal tuuril oli viimane etapp. Jas, kuidas sa kommenteerid? Ise sprinterina sa küll Pariisi välja jõudnud, aga kui oleksid Pariisi jõudnud, kas oleks sellist etappi tahtnud või oleks see Samsteli see olnud natuke seksikam? Ma ei tea, kas seksikam, aga siis oleks vähemalt mingi võimalus võita olnud, et sihukesel rajal võib-olla kuiva ilmaga mine tea, aga oleks see punt rohkem koos püsinud, aga vaevalt ma seal hakkama oleks saanud. Aga mis sa tuurist ise arvad üldiselt? Me võtsime peale esimest nädalat selle, tegime väikse vahe kokkuvõtte seal ja kõmmutasid Merlieri esimese etapi võiduga, Merlieri esimese etapi võiduga pihta. Philipseni, ja mitte Merlieri, Philipseni võiduga pihta. Aga need järgmised 2 nädalat siis oli seal üllatusi sinu jaoks või kuidas sa jälgisid seda asja? Väga ei olnud. Üllatus oli see, et Vingegaard kaotas aega mitte seal, kus me eeldasime, aga hoopis järali stardis, aga nendel teravate tõusunukkidega etappidel ta ei kaotanud üldse aega. Et üllatus oli pigem see, et ta kaotas mujal aega, kui me eeldasime. Jah, et võib-olla olid natuke kapsad hinnast väljas nende teravate nukkidega, et ta pidi pogile kogu aeg järgi minema ja temposõidupäeva siis sattuski kehvem päev olema. Võimalik ja siis ja tema võib-olla kõige kehvem nädal oli see teine nädal, kus ta Pyreneedest ta sai ikka päris korralikult tuppa, aga siis viimaseks nädalaks ta kosus ja oli tegelikult võrdne jälle pogiga tõusude peal. Jah, tundus, et pogi hakkas ka võib-olla kogu sellest tuuri mürast natuke ära väsima.
et 3. nädalaks ta enam nii rõõmsaid intervjuusid ei andnud ja natuke oli pahuram ja väsinum tundus ka olemuselt. No jah, ta väitis, et tal oli ka mingi väikse haiguse põdes läbi, ma ei tea, mis see täpselt oli, mingi hingamisteede mingisugune väike põletik vist oli, aga eks see võtab lõpuks vaimu ka, ma arvan. Aga rääkides nüüd siis väsimusest, Elisabeth, sina said suurtuuri sõita, Itaalia tuuri, et milline see kogemus oli sinu jaoks? No esimene eesmärk oli see, et ma saaks selle läbitud ja selle kogemuse kirja nii-öelda ja üldiselt ma olen väga rahul, et ma seda tegin. Aga sinu jõudmine sinna Itaalia tuurile on tegelikult sellel aastal olnud natukene huvitav, sest sa idee poolest ju alguses ei alustanud hooaega selles klubiski, kus sa lõpuks lõpetasid. Et räägine meile natuke, mis selle Hess Cycling oli selle naiskonna nimi, kuhu sa alguses lepingu sõlmisid, aga mis asjaoludel see klubi ära ei lagunenud päris, aga mis asjaolud seal oli, et hooaja algul võistelda ei saanud ja mille pealt sina lõpuks otsustasid lahkuda sealt? No eks üldiselt seal olidki rahaprobleemid, mis tegelikult kõik probleemid olid nagu eelmisest aastast juba seal, aga kõik uued sõitjad nagu meil ei räägitud sellest midagi. Ja eks seal olidki lihtsalt nagu lubadused, aga iga nädal lükkusid kõik asjad edasi ja siis põhiline asi oli, et litsentsi ei olnud tiimil. Ehk siis me ei saanudki võistelda ja laagritesse me ka ei jõudnud. Ja siis oligi Sanremo nädalal. Ma läksin seda ise vaatama ja siis seal otsustasingi, et rääkisin selle B-Pingi manažeriga ja otsustasin, et mõistlikum on vist ikka kuhugi kindlamasse kohta minna. Okay, tänaseks hetkeks vist on järsku 7 ratturit lahkunud Hessist, kui ma ei eksi. Kas nad sõidavad veel mingi kujul võidu ka? Oled sa kursis nende käekäigu tänaseks hetkeks? Ja kõik sõidavad. Kõik said kas kuhugi kontitiimi või siis mõned läksid kuhugi klubitiimi edasi. Ja sinuga koos oli tegelikult ka Laura-Lisette Sander seal klubis, et ka tema lahkus? Ja, ta oli tegelikult esimene, kes läks. Tegi ukse lahti teistele. Jah, või see oli siuke pinge oli õhus juba nagu vaikselt kõigil, aga jah, siis hakkasid kõik nagu minema. Kui keeruline su enda jaoks see ootamise periood oli seal, et sportlasena võib ju päris karm olla, kui on teadmatus selle ees, et kuna võistelda saad? Ma ütleks, et see on üks suhteliselt kõige raskemaid aegu, mis on olnud mu karjääri jooksul siiamaani. Nagu just need kukkumised eelmise aasta lõpus ja siis ma nagu proovisingi mõelda, et nüüd see aasta alustan suure pauguga nii-öelda, aga siis lihtsalt oligi teadmatus umbes mingi 4 kuud vist ja nagu tegidki lihtsalt trenni ja nagu mille nimel ei teadnud täpselt. Mis kukkumistega tegemist oli eelmise hooaja lõpus? No tegelikult juba hooaja keskel juulikuus kukkusin Paloise tuuril käeluu katki ja siis oligi, sain uuesti võistlema augusti lõpus ja siis nädal aega hiljem kukkusin Euroopa meistrivõistlustel eraldi stardis. Ja sellega oli hooaeg läbi? Jah. Nojah, siis see ootamine on päris pikk olnud, et uuesti võistelda. Selge. Nüüd uue naiskonnaga oled siis igati rahul, et mis sul see aasta nüüd Itaalia tuuri sõitsid kaasa, aga mis siit edasi tuleb? Edasi praegu oligi siuke puhkuse trenni periood ja siis nüüd läheme Belgiasse võistlema ja siis peaks juba vaikselt valmistuma Veranda MM-iks. Ja, et kõrgmäestikusse minek. Jah. Ootad sa seda ka juba, et sa saad seal veel alla 23 aastastes võistelda, et eraldi arvestus on tehtud nüüd naistel? Jah, esimest korda see aasta, et see tulebki huvitav. Muidugi ma olen kuulnud, et päris paljud riigid ei lähegi sinna U23-s nagu eriti, aga eks ole näha. See tõstab justkui võimalusi. Võib-olla. Aga tase on päris vinge, eks ole, et mägedes hakkama saada nende eliitnaistega, et kuidas sa praegu tunnetad seda, et kui kaugel sa oled neist tippudest, et
kas sa vaimusilmas näed, et mitme aasta pärast sa võiksid olla võimeline nendega võidu võtma või teatud profiilidel sa saad tegelikult väga hästi juba praegult hakkama, et sul on ju esikümne kohti sinna väga headelt klassikutelt see aasta juba. Et kui kaugel sa tunnetad, et sa oled neist ja mis sulle kõige rohkem sobib võisteldes, et millised profiilid? Kõige rohkem sobib, ma arvan, kui on siuksed väiksed nõksud ja siuke kas natuke ülesmäge või siis sile finiš. Aga no nende päris tõusudega ma praegu nagu võrreldes nende tippudega üldse ei saa hakkama, siuke tunne on. Ma tahtsingi küsida, et kus sa näed kõige rohkem seda nagu arengupotentsiaali endal, et siin Eestis ma tean, et sa oled nagu siin pigem nagu mägironija tüüpi tüdruk, et siin sileda peal on võib-olla sinust kiiremaidki on ju. Aga kui tee läheb loodist välja, siis Eestis sul vastust ei ole, isegi Baltikumis mitte. Aga mis on sinu võidusõitja profiil praegu, kuidas sa seda näed ja kuhu sa tahad areneda ja mis alal kõige rohkem sa näed arengupotentsiaali? No ma arvan, et klassikud olekski kõige suurem nagu võimalus, kus areneda kõige kaugemale, kuna eks ma ikka tahaksin mägedes ka hakkama saada, aga ma lihtsalt arvan, et ma ei ole päris siuke mägironija maailmaga võrreldes. Okei. Palju siis FTP vatti puudu tuleb võrreldes maailma tippudega? No ma siin vaatasime seal oled sa kursis üldse, paljud seal kõige need Demi Wolleringid ja need, palju nad välja ajavad? Ma neid FTP numbreid ei tea, aga me lihtsalt vaatasime Sara Gigante, kes võitis selle etapi Girol, ma ei mäleta mitmes see oli, aga 10 kilomeetrit tõus oli lõpus ja ta kaalub umbes vist 52 kilo ja hoidis seda 10 kilta mingi 250 vatti. Et selleks ma nagu võimeline ei ole praegu. 250 vatti hoida või siis seda vatt per kilo? Vatt per kilo, jah. Okei, et need numbrid on naistel päris sellised korralikud, et kerged tüdrukud 250. Praegu mõtlen enda kontekstis, ma kindlasti tuules ära istuks. Kuidas sul Jass? Praegu või? Jah, praegult. Ma sõidaks seest ära oma rattaga. Elekter aitab, jah? Jah. Aga nüüd järgmisesse aastasse juba vaadates siit, siis kas, kui kaugele sa näed, et sa või mis tulemused või eesmärgid sul on seatud ja kas jätkad nüüd selle klubiga või sa ikkagi vaatad ringi? Vaatan ringi pigem ja ongi need Belgia võistlused, kuhu tahaks keskenduda rohkem ja seal hakkama saada. Sa said juunioride aastatel päris head tulemused kirja. MM-i temposõidus olid 6. Kas peale seda koputati uksele palju, oli lihtsam leida endale sobivat naiskonda või läbi selle tulemuse või nüüd on vaja ikkagi otsast peale tõestada, et sa kuulud sinna profide ringi? Pigem peab ikka tõestama ennast. Mul on jäänud selline mulje, et väga nagu sülle ei ole kukkunud midagi. Väga õige mulje. Pingutama peab kogu aeg. Kas nüüd Eesti meistrisärk on ka paguneid juurde andnud või vähemalt enda sellist enesekindlust tõstnud? Või kuidas sa näed, et see meistrisärgis võistlemine, mis see sulle juurde annab? Kõige rohkem annab juurde minu arust lihtsalt seda, et pannakse võib-olla tähele rohkem. Et seal Girol ka, et nende meistrisärkidega sõitjatele mingi pildistati rohkem või midagi sellist, aga nagu tiimide suhtes ma ei ütleks, et see väga midagi juurde toob. No mingid lisapunktid toob tiimile. No seda jah. Et selle üle usun, et nad on õnnelikud, et kindlasti. Et rääkides nendest punktidest, siis usun, et Eesti naised on praegult olukorras, kus Los Angeles olümpiale saadakse koht, kui areng edasi läheb. Et kas sa oled ise ka sinna juba natuke pilku peale pannud ja mõelnud selles suunas või see on liiga kaugel? Tegelikult just eelmine nädal mõtlesin natuke, et päris tore oleks sinna minna ja ma ei tea muidugi, milline see rada seal üldse on, aga
aga kes siis olümpiale ei tahaks minna. jah, et teil on selline sõbralik konkurents Laura Alisete Sanderiga ja siin mõne tüdrukuga veel Eestis, et te olete omavahel enamus head sõbrannad, samas teravad konkurendid, et kui see olümpiakoht tuleb, siis mis sinu arvates peaks olema need kriteeriumid, et kes sinna valitaks või kuidas see peaks paika pandama? Anna soovitus ühesõnaga treenerite nõukogule Eesti Jalgratturite Liidus praegult. No ma arvan, et seda asja peab ikka nagu hooaja vältel vaatama, et eelmine aasta mingi jutt oli, et eestikate põhjal vaadatakse seda, kui peaks koha saama mingi nagu mingil moel. Aga ma ei tea, mul on see aasta olid vist esimesed eestikad, mis üldse nii läksid nagu minema pidid ja nagu näitasid mu taset, siis ma selle otsusega väga nõus ei olnud eelmine aasta, aga õnneks siin on veel aega. Aga nüüd oleks nõus, jah? Nüüd ma oleks nõus. Aga loogiline just tunduks, et kellel on kõige kõrgemad rahvusvahelised tulemused ja kõige rohkem punkte toonud. Jah, just. Seda ma mõtlen. Et see võiks toimida, et siis ei pea sõbrannadega selle koha pärast kiskuma hakkama, kui see koht tuleb. Aga tore oleks ju Ameerikasse minna, oled sa käinud seal juba või ei ole võistlemas veel? Mis kogemused sul USA-st on? Väikesed, ma olin juba siis nii pool turist, kui ma seal käisin seda Philadelphia klassikut sõitmas ja mingisuguseid kriteeriumi veel. Melu oli seal Philadelphias oli väga vinge, et see oli väga popp võidusõit seal. Ja need kriteeriumid samamoodi, rahvast oli täitsa kõvasti raja ääres. Kriteeriumid müüvad päris hästi USA-s, et praegu ka seal ma olen jälginud erinevaid videosid, et seal on täitsa oma liiga, kus linnatänavatel pannakse võidu, et päris kihvt. Nad sõidavad kiiresti ja nad võtavad kurve nagu segased, et seal täitsa raske on nagu lausa tuules püsida, et nad on nii pöörased seal. Jah, natukene jätab sellise gladiaatorite mulje, et ma olen ka vaadanud, et kurvi minnakse sellise hooga, et oi. Eks nad on seal selle, ütleme, rehvi valikud ja meil seda valikut ei olnud, meil oli see, mis oli, aga nemad seal ilmselt panevad väga suurt tähelepanu sellele, et see ikka põlve maha ei paneks. Rääkides, Elisabeth, sinu klassikute ambitsioonist, siis noorena tegid ka ju kindlasti kõik erinevaid rattadistsipliine, mis Eestis tegelikult ju noortele pakutakse, et seal olid nii tänavasõidud, tsiklokrossid, maastikusõidud. Tunned sa mõnest sellisest alast puudus ka või maantee ongi kogu aeg sinul olnud selline hinge küljes? No eks ma alustasingi maastikurattasõiduga tegelikult. Et esimesed paar aastat mul ei olnudki maanteeratast. Ja siis, kui ma niimoodi 12-13 olin, siis ma lubasin endale, et maanteeratturiks ma kindlasti ei hakka. Millest tulenevalt? Ma ei tea, mul lihtsalt oli selline tunne, et ma nagu jälgisin hästi palju neid XO-sid ja asju noorena. Ja üldse maanteesõitu ei vaadanud üldse. Aga praegu ka nagu aeg-ajalt ikka on siuke tunne, et tahaks XO-sid sõita ja niimoodi, aga aega ei ole väga. Okay. Aga sa tunned, et see tuleb kasuks tegelikult ratta valitsemisele ja kõige sellele, et tegelikult sa oled ladunud sellega hea põhja, eks ole, just et klassikuid sõita, et ratta valdamine, kuidas mägedest alla tulek näiteks oli praegu suurtuuril, et kas seal kiiruse hirmu siit Eestis lameda maa pealt üles kasvanuna tekib või tegelikult see maastikurattasõiduga oled ka seal saanud päris hea põhja alla, et ma ei tea, kas tänu maastikurattasõidule, aga mul nagu kunagi ei ole seda probleemi mäest alla tulemisega olnud. Mäest üles on siis raskem. Jah, ma tavaliselt tulen mäest alla järgi grupile. No siis on tüüpiline sprinter. Sul oli ka samamoodi? Mul oli ka, ma läksin isegi grupi tagant viimaselt kohalt läksin grupi esimeseks isegi laskumistega. Ja kõik ümberringi karrisid, mida sa teed? Kõik sõimusid, jah. No kuidas sul on, naistes ka sõimu saab või kuidas naiste pundis see on, et meestes on läinud... Kas küüned lähevad ka mängu vahest või? No eks ma rusikaga olen ikka saanud vahest, aga... On jah, et meestesõidus enam ei juleta väga kättpidi kallale minna üksteisele, kuigi nähtud seda oma silmaga küll. Et aga ega naised ka vist tagasi ei hoia,
et seal kostitatakse 11 paraja sõimuga, kui vaja on. Jaa. Kas sa oled kursis või julgeb paralleele tõmmata ka meestesõiduga selle koha pealt või et kas naised pundis on natuke äkilisemad ja võib-olla verbaalselt ägedamad kui mehed või ei ole? Ma ei oska väga nii öelda, ma arvan. Nagu ma ei tea, mis seal meeste pundis toimub nimega, aga meil küll eriti Belgias on nagu see, et kui vaja üksteist paika panna, siis käib see töötlemine küll seal juba, et selleks ei ole jalgu vajagi. Aga Belgias on nii tehnilised võidusõidud, et kuidas sa seal nagu hakkama saad selles mõttes, et rattast sa ütleme mäest alla tuled sa ilusti, aga seal see pundis nügimine ja siuke asi, et kuidas sa selles karussellis ennast tunned? Pigem hästi, aga võiks paremini. Et küüsi teritama siis? Jah. Et see ei ole abiks tulnud, et sa oled siin meestega rattarallisid Eestis on sõita Eesti kalendris, peavad naised tihti peale ka naisjuuniorid meestega koos võidu sõitma. Et siis mehed siin on võib-olla aupaklikud ja annavad ruumi. Jah, ma arvan küll, et nagu Eestis ma ei ole üldse seda tundnud meestega sõites, et keegi kuidagi suruks või midagi sellist. Et tegelikult on ikka ülioluline, et tüdrukud omavahel võidu saaks sõita, et tekiks seda küünanukki tunnet. No muidugi Eestis meil ei ole sukest punti, et sa üldse pead nagu kuidagi kedagi suruma seal või et kogu tee on peaaegu vaba. No noorena pidite päris palju välismaal käima, et saada seda pundi tunnetust, et siin oli Laura-Liis ette sina, et liitusite ka ühe Taani klubiga juba juunioride klassis, et saada rohkem seda väliskogemust, et kui palju see kaasa aitas konkreetselt sinu puhul, et kuidas sa tunned seda, et versus see, et kui sa ei oleks seal käinud, et see pundi tunnetus on ikkagi oluliselt parem tänu sellele? Ma arvan küll ja ma ei oskagi nagu mõelda niimoodi, et kui ma ei oleks seal olnud, et see kõik tundus nagu nii loomulik, et me sinna läheme ja me tegelikult juba, mina olin U17 klassist seal. Et seal me võistlesime veel nagu Taanis ka neid kohalikke võistlusi, mis olid juba eliidi naistega koos. Et kõik see andis väga palju juurde, ma arvan ja mis oli see motivatsioon tookord, et käia kodunt ära kogu aeg niimoodi välismaale võistlemas, et kas puhtalt see, et sa juba suhteliselt vara ikkagi nagu otsustasid ära, et mul on vaja saada sportlaseks ja tippsportlaseks, et mul on vaja käia selle pärast seal või oli see esialgu kodune suunamine rohkem ja siis pärast tuli arusaamine või kuidas see sinu jaoks oli, et kui varakult sa ütlesid, et sa alguses tahtsid maastikuraturiks saada, aga kui vanalt tekkis see tunne, et ma ikkagi tahan maanteeprofiks saada? Ma arvan, see oligi seal U17 klassis, et kunagi ei olnud seda tunnet, et ma pean minema kuhugi välismaale, et ikka ma tahtsin ise minna sinna. Okay, hästi, kui vanalt sina hakkasid kodunt ära käima juba? See oli nõukogude aeg veel? Ma olin 15, kui ma olin 3,5 kuud järjest Kesk-Aasias, Dušanbees. Ja siis pärast seda seal päris paljud ratturid Eesti koondisest panid ameti maha. Aga... No selle kõrval siis ma arvan, et mõned nädalad Taanis ja Hollandis ei ole üldse paha. Et tänapäeva noortele võib öelda, et õiged mehed käivad 3,5 kuud Dušanbees ja siis tuleb sust midagi, et kui seda ära ei kannata, siis pole mõtet eestlase sportlaseks hakata. Jah, ja see oli hea, et oli natuke taskuraha, et said turult värskeid puuvilju juurde osta, et kuigi see restorani toit, kus me elasime või sõime, ei olnud nagu midagi katastroofilist, siis ikkagi oli vajadust nagu värskete asjade juurde ostmiseks, et õnneks seal lõunamaadel turgudel oli kõik olemas, aga lihtsalt mida ei olnud liiga palju, oli raha. Nüüd jõuame järgmise mõnusa teema juurde, raha. Palju raha on, Elisabeth? Kuidas naiste rattasport asustatud on ja sellel tasemel, ma siis tuletan meelde, et sa see praegu kontinentaaltasemel naiskonnas, et naiste rattaspordis on ka nagu meestelgi World Tour, Pro Tour või Pro Teams ja siis on Continental. Ja neid World Tour ja Pro Teamsi nii palju ei ole, et ka siis Continental tasemega naiskonnad saavad peale tegelikult suurtuuridele. Aga palgakäärid vist on seal päris suured World Touri ja Continentali vahel. Jah, kindlasti. Et teil ju ka ei ole mingit paika pandud miinimumpalka kontinentaaltasemel? Ei ole.
ei ole, et kuidas nagu ära toimetab selle sissetulekuga, mis klubi pakub, et ja kas naistel on samamoodi, et auhinnarahad jagatakse seal sõbralikult ära klubi staffiga ja omavahel? Jah, vähemalt muidugi praeguses tiimis no kokkulepe oligi see aasta niimoodi, et nad kuni praegu suveni ei saa nad mulle palka maksta, aga see oli nagu igati pidi parem võimalus, kui ma lihtsalt nagu mitte midagi ei tee. Ja siis tegimegi sellise kokkuleppe. Aga nende auhinnarahade suhtes selles tiimis ma ausalt öeldes ei teagi täpselt, kuidas see käib seal, sest siuke tunne, et ma ikka nagu elan sisse sinna kuidagi, et nagu täpselt midagi ei ole ära jaotatud. Aga UAE-s meil oli nagu paika pandud, et kõigi vahel jaotatakse see ära. Et tegelikult on kodune tugi ülioluline noorsportlasel, olenemata sellest, et sa sõidad justkui profiklubis ja sõidad suurtuure, siis tegelikult naiste rattasport veel ei ole, on mõnes mõttes veel kasvavas nagu selles ajajärgus ja meestel kontinentaaltiimid ei pääse suurtuuride peale, siis naistel juba pääsevad, et olenemata, et sa suudad suurtuure, siis tegelikult suurtuuridel võib endiselt olla sportlasi, kes tegelikult tasu ei saa selle eest. Jaa. Et aga sa ise võtad ka seda kui kooliraha ja arenemisvõimalust, mitte kui teenimisvõimalust esialgu. Jah, praegu vähemalt. Et eesmärk on jõuda välja siis sinna Pro Teamsi ja World Touri. Jah, kuigi nende Pro tiimidega need ju tegelikult alles tekkisid see aasta naiste spordis. Ja näiteks Girol praegu oli ainult üks Pro tiim peal üldse. Et nagu siis oligi vist 4 kontitiimi. Et ma ei tea, kas see tuleb ka selle wildcardiga või sest et Tour de France'ile kontitiime enam ei lasta. Tour de France'il on ainult siis Pro tiimid ja World Touri tiimid. Ja kui paljusid või sa kõrvalt näed enda nagu vanuseid ja nooremad, et kui palju naistes seda on, et ülinoored pääsevad kohe World Touri ja sõidavad seal edukalt, et meestes on siin päris suureks trendiks ainult see, et ülinoorelt juba kirjutatakse lepinguid alla World Touri tiimidega, et neid noori andekaid üldse kätte saada, siis naistes tundub pigem, et seal on endiselt vanad kalad, kes kõige suuremad kalad püüavad või ma eksin? No ma ikka ütleks, et päris paljud lähevad kohe World Touri junioritest. Vähemalt sealt meie aasta junioritest, et tekitaski siukse tunde, et kui ei saa, siis võib-olla ongi kõik nüüd nagu, et ei olegi nagu midagi väärt, kui kohe World Tour ei lähe. Aga ma proovin seda mõtet siiani endal peast nagu pühkida. Et tegelikult sinu otsesed konkurendid, kellega sa sõitsid võrdselt juunioride klassis, said otse World Touri ja sa nüüd pead ennast siis läbi mitme astme siin tõestama, et sinna välja jõuda. Jah. No see võib natukene masendav tunne olla küll korraks, aga kui oled ju eesmärgi lõpuks ikkagi seadnud ja sa tead, milleks sa teed, et siis saad nendest mõtetest üle, eks ole. Jah. Et kas sa ise oled nagu mõelnud või analüüsinud ka enda jaoks, et miks see nii on? Või oled sa jõudnud mingile järeldusele, et miks see nii on? No eks me oleme siin rääkinud, et kui mõned saavad kuhugi tiimi, siis vaatad, et kes seal tiimi eesotsas on ja siis kohe nagu mingid tutvused või samalt maalt või midagi sellist, et kes soovitavad või... Et veri on ikka paksem kui vesi? Natukene tundub nii, jah. No eks jalad peavad enda eest rääkima, et need asjad paika panna lõpuks, eks ole. Et siis hakkab see veri ka lahjenema seal soontes. Et ma olen nõus, palju sina ja Jass samal ajal seda tunnetasid, et rahvus loeb? Ei oskagi öelda. Kindlasti midagi oli, aga mul oli tegelikult mingisugune võimalus oli juba 2 aastat varem profiks saada. Toshiba Luuk oli siuke tiim. Aga õnneks otsustati, et ikka liiga noor, aga ma olin siis juba 3 aastat peale juniorit sõitnud, aga lõpuks siis õnnestus, kui ma olin 5 aastat amatööridest sõitnud. Aga siis võeti ikka nagu kindla sooviga. Ja mingil hetkel vist oli ka see, et kui ütleme, need Nõukogude Liidu väravad siin avanesid, siis
osade välisklubide jaoks, vähemalt amatöörklubide jaoks Prantsusmaal ja Itaalias tundusid need siitpoolt piiri tulevad mehed päris tugevatena. Jah, no see oli meie õnn, et me suutsime juba Eesti koondisega aastal 88-89 Lääne-Euroopas võistelda ja võitsime võidusõite. Ja siis tänu sellele tekkis Prantsuse klubide, amatöörklubide huvi, et seal poolakad olid juba ees, aga poolakad oli seal päris palju. Aga otsime siis veel ida poolt ja siis tulid, ma mäletan, Eesti jalgratturite liitu tulid kirjad läbi Rein Kasela vahendusel, kes oli endine kohtunik. Ja siis tulid mitu kirja, faksid tol ajal. Ja lõpuks me siin valisime, mina ja Raido Kodanipark olime siis need esimesed pioneerid, kes lõpuks Prantsusmaal maandusime aastal 90. Ja nüüd mõnes mõttes teie olete Eesti naiste rattaspordi pioneerid natukene, et kui meil oli Grete Dreyer siin, kes sai Prantsusmaale ja Itaaliasse sõitma, siin algul vist Jaan sinu abiga osaliselt ka Prantsusmaale, eks ole? Ja. Siis teie Lauraga Lisetega tegite selle natuke Taani otsa lahti või kuidas sa näed, et nüüd on nagu rohkem hakanud noori tüdrukuid teie jälgides justkui minema koos koduse toega ja klubidega ju sinna Taani, Belgia, Hollandi suunda ja otsima sealt lahendusi võistlemiseks? Tundub nii, jah. See on väga tore. Et mõnes mõttes ju hea, kui te olete kedagi inspireerinud ja niimoodi eeskujuks ka olnud, et läbi selle meie naiste rattasport siin koha peal kindlasti areneb. Jah. Mis nõu sa annaksid nendele tüdrukutele, kes praegult iga hinnaga tahavad sinna välismaale võistlema saada, et kas on ka kuskil mingi tasakaalu koht sinu jaoks või on sul midagi nagu neile anda sellist mõtet kaasa sinna, et kas tuleb iga hinnaga minna või vastavalt ütleme, võtta mõistusega või mis oleks need väiksed nipid või kui kaua kodunt ära olla näiteks, kui koolis käiakse samal ajal ja kuidas selle kooliga toime tuleb samal ajal ja nii edasi, et mis see sinu kogemus oli? Ma arvan, et kooli suhtes ma nagu tegin täpselt nii, et kõik jõuaks. Et kõik koolis sain kõik asjad tehtud ja kõik võistlused sain tehtud. Et ma arvan, et seda tuleb ikka mõistusega võtta, et kui näiteks üks võistlus jääb vähem või rohkem, et sellel tegelikult ju ei ole nagu vahet, et peaasi, et käid. Et mingisugune järjepidevus on lihtsalt peab olema, aga ei ole vaja nui neljaks seal olla, kui on ka muud kohustused. Jah. Kui palju sa tundsid, et see kool seda energiat ära võttis sellest trenni tegemisest ja võistlemisest tol ajal? No kõige rohkem võttis see U23 esimene aasta, ma arvan, võttis see kool seda energiat. Gümnaasiumi lõpetamine? Jah, et isegi kui ma nagu väga ei stressanud selle pärast, kuna me saame 1 punktiga ju lõpetada need eksamid, siis ikkagist nagu mingi pinge oli kogu aeg sees ja eriti nagu naljakas, mis oli, et eks ma olen seda kaalu proovinud jälgida kogu aeg juba juunioritest ja suhteliselt raske oli mul seda nagu isegi kilo alla saada või niimoodi ja siis kui kool läbi sai, siis järgmine hooaeg läks kaal nii nagu tahtsin. Et lihtsalt see kogu see stress, mis kooliga kaasneb, tegelikult on justkui nagu lisaseljakott kogu aeg õlgadel. Jah. Ja, et see tegelikult U23 siin Eesti koondist eestades võis seda mõnes mõttes samamoodi täheldada, et kuttidel, kelle gümnaasiumi lõpp käes oli, siis kevadel nad tegelikult liikuma ei saanud. Võib-olla tõesti, jah. Et alati oli selline vorm suve teises pooles pigem, sest lihtsalt see kooli pinge seal võtab oma. Aga siit kooli kõrvalt sul oli klubitreener või sul oli tol hetkel juba võetud eratreener, kui oluline see aspekt on? Eratreener mul oli juba juunioritest sealt Taani tiimi poolt, kellega ma tegelikult see aasta ka töötan. Mis rahvusest tema on? Taanlane. Taanlane. Ja siis UAE-s pidin ära vahetama. Aga siis mul oli ka mõlemal aastal erinev treener tegelikult. Et siis suunati klubi poolt sulle treeneri? Jah. Kuidas nende sul on nüüd kahe treeneri kogemus, eks ole?
eratreener, et kuidas sa võrdled neid või kumb sulle rohkem sobis või no ilmselgelt sobib sulle see vana paremini, kui sa tema juures tagasi oled, aga kuidas see käekiri erineb kahel? No tegelikult 3 treeneri isegi, sest UAS oligi 2 ja siis minu see enda Taani treener. Et see esimene aasta UAS ta nagu juttude poolest pidi väga hea treener olema, aga seal Tevo tiimis anti vist pooltele see treener. Ja World Touris, kellel see oli, nad kiitsid ka teda väga, aga meil nagu näiteks enne meestikaid 2 nädalat mul ei olnud nagu treeningplaani ja sõnumitele ei vastatud nagu. Et see esimene aasta oligi niimoodi ligadi-logadi natukene. Ja eelmine aasta see treener tegi kõike nagu natuke teistmoodi ja ma ütleks, et natuke nagu liiga vähe oli neid tunde. Ehk siis ma rääkisin ka selle enda praegust treeneriga ja lihtsalt tegingi natuke juurde kogu aeg ja nii töötas see tegelikult. Aga tunnideks, aga need see intensiivne pool, et kas see on ka väga erinev või? Tegelikult on küll jah, sest et praeguse treeneriga need, mis on rasked intervallid on ikka nagu rasked, aga eelmine aasta, nagu selle aasta alguses mulle tunduski, et kuidagi kas nii raske on või siis ma olen nagu lahjem kui eelmine aasta, aga tegelikult ma hakkasin vaatama, et need vatid, mis mulle eelmine aasta pandi, näiteks VO2 Max, et ta ei tahtnudki, et ma neid nagu nii-öelda täiega teeksin. Et kas sa nüüd see aasta, nüüd on Giro, oled taastumas ja uusi võistlusi pole veel tulnud, aga kas sa see aasta kevadel tundsid juba mingisugust arenguhüpet ka võrreldes eelmise aastaga või? Pigem ei tundnud, kuna seal Hispaanias kõik said mingisuguse viiruse külge ja siis ma sain ka ja ma arvan, ma võitlesin. Ma olen päris kindel, et nüüd, kui sa võistlema hakkad, vormi jõuad, siis sa tunned, et väike vahe on sees. No loodetavasti. Girot. Miks just välismaa treener? See oli klubi poolt suunatud või kui sa läksid Taani, et ma saan aru, et klubi poolt suunatud, aga kas tol hetkel tundus, et ka meil kodus Eestis on alternatiivi või sa näed, et igal juhul on vaja minna otsida välismaalt treener või kuidas sa ise seda sõnastaksid, et sellel treeneri otsingul ja mis vanuses sa näed, et ise või tunnetad, et mis vanuses peaks sellise eratreeneri võtma, kes tegeleks spetsiifiliselt sinu vajadustega, mitte ei ole siis klubitreener, kes suure laste karjaga peab seal majandama? No ma ise arvan, et see vanus oli ka õige mulle, et juuniori esimesest aastast võiks niimoodi vaikselt hakata vaatama, aga ma ei tea jah, seal Rütgeris Taani tiimis meil oli see treener ja ma nagu tundsin, et meil klapiks päris hästi. Et ma väga ei vaadandki niimoodi ringi. Et jah. Kui hästi need treenerid kohanevad meie Eesti oludega, kliimaga, et kui suur osakaal sinul on trennis jooksu, jõusaali ja muid sportlikke tegevusi versus rattasõit või nad ikkagi suunavad rohkem rattast sõitma ja siis natukene üldfüüsilist kõrvale või kuidas see vahekord on siin? Pigem jah, ikka ratas ja siis natuke üldfüüsilist, et juuniorite klassis me tegime nii, et suusatasin ja siis õhtul tegin pukki või siis vastupidi, et pigem ikka ratast. Ja nüüd sul on võimalus olla rohkem Hispaanias talvel ka, et kilomeetrit koguda. Näed sa nagu suurt erinevust või suurt hüpet selle arvelt, et sa saad talvel soojas kliimas kilomeetrit koguda või tegelikult see suusk oli päris hea selline kompensaator sellele? Ma arvan, et ma nägin seda just siis, kui ma esimest korda sinna Hispaaniasse läksin talvel, nagu terveks talveks. See oligi eelmine aasta. Et siis nagu ikka, eriti just ma ei jäänud haigeks absoluutselt, kui ma seal soojas kliimas olin. Et see aasta oligi nagu teistmoodi, aga ma ei jäänud kordagi haigeks, et Eestis ma ikka oli mingi nohu küljes paari kuu tagant. Ja. No, see on, kuidas sa ise asjada lahendasid talvel? Sa läksid ka suhteliselt varakult tegelikult ära. No jah, ma profiaastatel räägin siis, et
siis ma läksin alati novembri lõpus Prantsusmaale. Ma ei läinud küll kuskile Lõuna-Prantsusmaale tavaliselt ei läinud, sest seal Chambéry's oli tavaliselt siuke ilm, kus kannatas treenida. Aga oli ka hetki, kus olid päris kehvad talved, aga siis ei olnud veel raha võimalusi, et nagu minna veel teha oma eralaager või midagi siukest. Aga ühel hetkel, kui vaatasime nädala ilmateadet ette ja tähtis võidusütt on tulemas, et siis Lauriga näiteks pakkisime auto kokku ja läksime 3 päevaks lõunarannikule, et oma trennid ära teha nädala lõpuks. Et siukse asju tuli ette ja siis viimased aastad ma hakkasin rohkem ju seal Antibes kandis käima. Lihtsalt, et vältida seda Chambéry külma. Et läksid kohe, võtsid paariks kuuks mingisuguse korteri ja olid seal. Ja meil endal oli sama asi, et sai isegi Chambéry's oldud ja koos käidud seal Vahemere ääres lõpuks, et trenni tegemas, et lähed küll Prantsusmaale, aga istud ikka lumehangis lõpuks. Et selles mõttes on see Hispaania päris hea valik ja Eesti noored nüüd enamus vist istuvadki talvel Hispaanias, et ega see seltskond teil on vist seal suur või pigem mitte. Treeninggruppi saate ikka eestlastest kokku seal tihti peale. Ja. Noored kui vanad ka ikka. Vanad ka kohal, jah. Sul isa ka käib seal kaasas? Eelmine aasta ei jõudnud ta üldse sinna, aga see aasta vist 2 korda jõudis. Siis on teada, et see aasta Kristo võttis ka mõne medali see aasta või võtnud Eesti kottelt? Vist sai hõbeda, kui ma õigesti mäletan. Ühesõnaga Eesti veteranide meistrivõistluste või seenioride meistrivõistluste medali hind on see, et pead talvel laagris istuma Hispaanias. Igal juhul, jah. Et sellest pääsu ei ole, et mitte ainult profidel. Et järgmine aasta tuleb endaga ette võtta. Väike laager teha. Vaatame. Siit ma arvan, võime vaikselt hakata tänaseid Rattalõvi podcasti otsi kokku tõmbama ja see siis oli 7. episood ja tänud Sigar Kukale, et ta otsist sisse lasi ja vaatame, kas järgmine kord mõni teine rattapood, kes meid sisse laseb. Ma arvan, et Sigar meile nüüd nii palju vastu ei tule, et me siit kõik saated ära saame teha, sest ma saan aru, et Silveril on seal stuudio nii hõivatud, et sinna me nii pea vist ei pääse. Et kui hea rattapoodnik tunned, et Rattalõvi võiks teil uksest sisse tulla, siis me igal juhul ootame seda pakkumist. Ja teie kuulajad, kui tahate Rattalõvi, kes midagi küsida, siis meiliaadress on rattalovi@gmail.com ja pange oma kiri teele. Et jälgige meid Instas ja iga kuu mujal ka. Kõik pedaalidele. Ja ahven ära liiga palju kala söö.